Tšauka! Me pole nii ammu näinud. Ma olen tagasi. Jaa, ma olen tagasi. Ma loodan, et siit ei ole liiga palju kosta tänavamüra. Ma olen praegu oma elutoa akna juures, siin on hästi hea valgus, aga kuna läbi akendegi kostub autode müra, siis ma loodan, et see ei ole liiga häiriv. Ma olen tagasi, tere! Nii armas, kes mulle kirjutas vahepeal, et kus ma olen ja kas ma ei tee enam YouTube'i videosid. Aitäh, et sa tundsid huvi, aitäh, et sa mõtlesid mu peale. See kevad, varakevad on olnud nagu väga-väga toimekas, väga suurte pöörete muutuste kõigega ja ka väga väsitav, et mul lihtsalt ei olnud energiat üldse, mida panna sotsiaalmeedia tegemisse, mida ma tavaliselt sinna siis panin. Aga nüüd tõesti, ma olen tagasi ja me täna muidugi tuleme tagasi kõige klassikalisema, standardsema, kõige kullafondi videoga, milleks on tühjad pakendid. Absoluutselt, sest et endiselt ma ju tegelesin nende korjega, endiselt ma kasutasin, endiselt ma juba lenduvad. Endiselt ma nautisin oma tooteid lõpuni, mida ma tahan ka kindlasti teile jagada. Nii et tänase video teema siis muidugi tühjad pakendid, ilutooted siis, mille ma olen kasutanud ära viimase tilgani, kas ma neid soovitan, kellele ma neid soovitan, mis on nende Inky Beauty Score ja nii edasi ja nii edasi. No täpselt nii, nagu me tavaliselt teeme. Alustame. Kuna see potsik ajab lihtsalt nagu üle ääre, siis ma arvan, et ma teen niimoodi, et ma lihtsalt haaran suvalises järjekorras täna. Siit ka üks väike küsimus teile. Et mul on tegelikult filmitud sissekolimisest üks vlog ja üks teine vlog on ka kuidagi poolikuna. Et kas teil on huvi, et ma panen ka selle vana vlogi ülesse pärast tänast videot, ehk siis minnes tagasi praegu aega umbes jaanuari lõpp, veebruari algus. Kas teil on selleks huvi? Kas ma panen selle video ülesse? See tegelikult on valmis. Ja siis kas ma jätkan ka selle pooliku vlogiga niimoodi, et ta on kuskilt pidi otsaga varakevades, jõudes siis tänasesse päeva. Et anna mulle märku, et kas need videod pakuvad sulle huvi, siis ma lihtsalt saan need ülesse panna. Või me jätkame nüüd siit lihtsalt puhtalt lehelt maikuu 2025 ja vaatame, kus me siit nüüd edasi lähme. Nii et andke mulle selles osas ka märku. Nii, aga lähme toodetesse. Eile kasutasin viimase tilgani ära oma ühe uuematest toidupoe juuksemaski lemmikutest. Selleks on siis Garnieri Hair Food ja selleks just nende kakao või oma. Uskumatult suur potsik, ma kasutasin seda ikka circa aasta aega vist. No ma ei kasutanud iga pesukord, aga ma kasutasin seda ikkagi aeg-ajalt ja sellest jätkus nagu nii pikaks ajaks. Sellel tootel on imeline lõhn. See on selline soe, magus, karamelline, isegi natuke läila, aga mulle väga meeldib see. Ma tahaks seda süüa. Vaatame kohe Inky Score'i ka, sest minu meelest oli see täitsa sümpaatne. Ma tõesti tänasel päeval enda peale määrin ainult neid tooteid, mille Inky Score on selline enam-vähem vähemalt, kui mitte ideaalne või tore. Selle toote Inky Score on 11,8 20-st, ainult üks oranž ja ülejäänud kollased ja rohelised. Nii et minu meelest toidupoe kauba kohta, Garnieri kohta super tulemus. Soovitan soojalt. Mõjus minu kahustele juustele imeliselt, silus. Ma loodan, et sa ka siit näed, mul on juuksed juba päris pikaks kasvanud, et nad ei ole kuidagi liiga kahused, lendlevad, elektrilised, aga samal ajal nad ei ole ka kuidagi rasked, et ta jätab väga-väga ilusa tulemuse. Toidab ja vähendab tugevasti kahu. Väga-väga mõnus, aga samal ajal ei tee raskeks. Muidugi, minu lemmik kehakoorija. Ma olen rääkinud nendest Tree Hut kehakooritest vist juba aastaid. Ma sain hakkama sellise lõhnabuketiga nagu Desert Haze. Siin ta vist kirjeldab seda kui suitsust lillelõhna. Ja ta on hästi selline aromaatne, lilleline, suitsune, selline puidune, hästi tore kombinatsioon. Ma endiselt olen sellel arvamusel, et need kehakoorijad on kõige paremad üldse, mida ma olen
isiklikult proovinud. Mulle väga meeldib, et nad on suhkru baasil, nad ei ole liiga tugevalt kraapivad, neil on selline peen tera ja et nad on õlised, nad on toitvad, nad on siidised nahal, nad jätavad naha nagu nii siidiseks ja pehmeks, et kui sa pärast duši tuled, ennast kuivatad, siis on niisugune tunne, et võib-olla sa ei vajagi kehakreemi. Kuigi mulle meeldib ka ennast kohe kreemitada, sest et siis on nagu ekstra siidine tunne. Ja Inki skoor jääb sellel 9,5/20. Ja ma olen täiesti kindel, et ma varsti ostan endale uue. Mul on praegu mõni teine kehakoorija katsetuse all, mida võib-olla ka teile varsti jagada, mis ei ole Tree Huti omad, aga ma olen täiesti kindel, et mingi hetk tuleb ka Tree Hut tagasi. Siis üks näopesuvaht on saanud otsa Tilgalt, nende probiootiline näopuhastusvaht kõigile nahatüüpidele apelsini ja B5 vitamiiniga. See ei olnud ausalt öeldes mu kõige lemmikum, ta on natuke vesine, mulle meeldivad näopesuvahud, mis on natuke kreemisemad, näiteks Sensilise oma või Berici oma on minu meelest sellest natukene minu jaoks meeldivamad kasutada. Ka ei armastan ma väga selle apelsini lõhna, ma ütlen ausalt. Ma viimasel ajal haarasin ta endaga lihtsalt trenni kaasa, et trennis siis pärast duši all nägu pesta, et ma kasutasin ta ikkagi lõpuni ära. Aitäh, Tilk, et sa mulle selle saatsid. Aga jah, teistega võrreldes lihtsalt ta ei ole mu lemmik. Ta ei ole ka otseselt halb, aga jääb sinna sellisesse enam-vähem kategooriasse. Jätkame Tilgaga ja kehakreemiga. Mul on otsa saanud Tilga Hug Me kehakreem. Seda tuleb minu teada selline 200 millilitrit. Ja natukene on näha, et on selline kollast värviõli, sest et ta sisaldab porgandiõli. Porgandiõli, shea või ja kookosõli on siin sees. Tekstuurilt oli hästi selline mõnus, siidine, kreemine, ilusti läks naha laiali, toiti, see ei olnud liiga raske, aga siiamaani ma tunnen, et kui seda kehakreemi nuusutada, siis tal on natukene selline, kuidas seda nüüd öelda, niisugune toores lehmapiimalõhn. Ma loodan, et sa enam-vähem saad aru, mis ma mõtlen, mida ma tegelikult väga ei nautinud. Väike noot kuskil all on minu jaoks sellel kehakreemil mitte kõige meeldivam. Võib-olla on mulle sattunud lihtsalt see kreem, mis natukene lõhnapuketilt on kuidagi väljapoole tavapärast, et see võib ka juhtuda aeg-ajalt. Aga muidu kreem oli väga-väga meeldiv, aga lihtsalt see lõhn mulle väga ei istunud. Jällegi looduskosmeetika, ma ei hakka praegu Inkit selle koha pealt isegi haarama. Üks ripsmetuš on otsa saanud. Catrice'i siis Sensitive, Clementol Sensitive on see. Vaatame kohe seda aplikaatorit ka. Ja tal on selline klassikaline plastikust aplikaator, mis mulle väga meeldib. Selliste lühikeste harjakestega, kergelt kuuse sellise kujuga, just mõeldud tundlikutele silmadele. Vaatame kohe, mis tal inki on, sest et ma eeldan, et tal on hea inki, sest muidu ma ei kasutaks. Jah, circa 10-20, mis ripsmetuši kohta on täitsa okei. Mulle see väga meeldis. Ta on tõesti selline, kui ma nüüd mäletan õigesti, siis ta hari mõnusalt haarab ripsmeid, eraldab, pikendab, natuke annab volüümi, püsib hästi, et mulle need sellised Catrice'i Clementolid on väga-väga meeldinud. Kui sa ei ole veel seda katsetanud, siis miks mitte, hinnaklass on super. Üks näokreem on otsa saanud, mida ma soojalt soovitan proovida. Selleks on Nerdsi näokreem siis peptiididega. Ta tuleb väga ägedas potsikus, pumppudeliga. Kes ei ole nüüd selle brändiga üldse kursis Nerdsiga, siis Nerds on pärit Ungarist minu teada ja neid toob Eestisse selline e-pood nagu mediron.ee. Ja ma tegin Medironiga päris mitu koostööd, sest et Nerds tõesti lihtsalt võttis mu pahviks. Neil on nii ägedad nahahaldustooted ja kui sa otsid sellist mõnusat, ütleme keskmise toitvusega head niisutavat näokreemi, kuhu on lisatud ka tõesti sellised natukene anti-aging peptiidid, super sobib, ma arvan, kõigile, ütleme, nahatüüpidele, kõigile tegelikult vanuseklassidele, ta ei ole nii anti-aging, ta ei sisand retinoli ega midagi sellist. Et soovitan soojalt proovida, sest et selle nagu brändi hinnaklass on lihtsalt super. Ja Medironis on tihti ka soodukad, et ta jääb sinna kuskil 13 € kanti äkki, kui ma õigesti mäletan, ma panen sulle toodete lingid alla ka.
ja mis mulle väga meeldib, on see, et ta tõesti on pumbaga, et ma sain siit täpselt sellise ühe pumbatäie kätte, mis sobis ideaalselt koguse mõttes mu näole kaelale kasutada. Soe soovitus ja lõhnavaba, väga hea koostis. Vaatame kohe üle ka, et kas ma saan seda siit skännida. Ma ei saa seda skännida, sest siin ei ole seda triipkoodi, aga neil on tõesti, ütleme, selline puhastatud koostis, Nerdsi asjad. Võite igaks juhuks ise veel üle vaadata inkist, et kas leiate Nerdsi tooteid sealt. Aga nende isegi sellel pakendil on kirjas parabeeni, lõhnaainete vabad, mineraalõli vaba, sulfaadi, ftalaadi ja PHT vaba. Et igatepidi juba samm kindlasti inki mõttes sinnapoole, kuhu me kõik tahame olla teel. Soe soovitus, kui otsid näokreemi, sai kahetse. Ja jätkame Nerdsiga, sest et ma olen Nerdsilt ära kasutanud ka nende ühe seerumi. See nüüd on nende aselaiinhappega selline kreemias seerum. Täpselt samamoodi tuleb pumbaga pudelis, õhu kindlalt. Aselaiinhappe on suurepärane, kui sul on ärritus, punetus, tundlikkus, rosaatsele kalduvus, vistrikud, põletik, kõik. Teeb sellega imesid. Et aselaiinhappe on minu jaoks üks koostisainetest, toimeainetest, mida ma aeg-ajalt enda nahal kasutan, sest ka mul on hormonaalseid vistrikke, aeg-ajalt on sellist punetust, mida ma võib-olla tahan leevendada. Ta on tugev antioksüdant, kui sa otsid hommikusse antioksüdantidega seerumit, siis see on selleks super. Seerum ise oli selline kreemine, tõesti siidine, toitvam, niisutav. Mitte raske ega õline, et ma arvan, et ka rasune nahk saab sellega täitsa hakkama. Jällegi, super hea hinnaklass, hea koostis, ilma lõhnata, 5+. Mul on siin 3 Pure Shores Artisani toodet. Nende 2 šampooni, nende siis detox šampoon ja ma käisin ka nende ühel koolitusel töötoal, kus siis me tegime ise endale šampoone. Siis see šampoon on otsa saanud. Ja minu teada on see nüüd jojoba teraapia selle sama detox sarja siis balsam on ka otsa saanud. Pure Shoresi kohta te nüüd teate, et on minu suur lemmik Eesti juuksehooldusbrändide seast kindlasti number 1. Kes ei ole veel Pure Shoresi katsetanud, minge lähimasse kaubamajja, ILU poodi, minge nuusutage, neil on väga head tahked, šampoonid, väga head vedelad, kreemised balsamid, maskid, juuksespreid, kuhu ma just kohe jõuangi. Mul on ka otsa saanud nende Hair Juice juuksesprei, mis sisaldab ka UV-kaitset ja niisutab juukseid. See on punase sildiga siis nende suvine kollektsioon, mis oli selline natukene maasikavahuse sellise magusa lõhnaga. Pakend, imeline klaas, neil on väga hea spreiotsik, mis teeb sellise hästi peene udu ja sprei, et ta lihtsalt ei kuidagi surtsuta sulle seda, vaid ta tõesti katab su juuksed imeliselt. Kasutada siis kas märgadesse juustesse või kuivadesse juustesse, kui sa tunned, et sa tahad läiget ja niisutust. Kas see on olnud imeline? Mul on praegu see nii-öelda nende originaalne Hair Juice ka poolik kasutuses, aga see suvine kollektsioon sai otsa vahepeal. Imeline. Nende koostise osas ei tohiks olla ühtegi muret ingi mõttes. No klassika. Me jõuame meigitoodetesse jälle tagasi. Essence'i Make Me Brow ehk siis toonitud kulmu keel on otsa saanud. No neid ma olen ka nüüd siin aastate jooksul kasutanud ära, ma ei tea kui mitu tükki. Täielik lemmik. Väga hea hinnaklassiga, kammib kergelt kulmud läbi, annab tooni, hästi õrnalt kinnitab, ei ole selline kuidagi krõmpsuv või keeljes liiga, väga mugav, väga mõnus, väga soodne. Ja osutades ma natukene tunnen sellest puudust, sest praegu ma kasutan ainult pliiatsit kulmudes, et ma olen täielik toonitud kulmukeeli tüdruk ja ma tunnen sellest tõesti puudust. Vaatame, mis see inki näitab, kas ta siit näitab üldse midagi. Ja, inki on 10/20. Imeline. Mul on saanud seerum otsa, Transparent Labi siis C-vitamiini seerum nimetusena Super
C seerum. Ta sisaldas askorbüülglükosiidi ehk siis sellist C-vitamiini derivaate, mis peaks sobima väga paljudele nahatüüpidele. Kui puhast C-vitamiin on tihti inimestele kas ärritav või kui sul on hästi probleemne, ütleme vistrikutele kalduv nahatüüp, siis sul ei pruugi üldse C-vitamiini seerumit sobida. Nad võib-olla hoopis kuidagi elavdavad ja nagu ärgitavad vistrikute teket rohkem. Nii et jälgi, et su C-vitamiin ei tee sulle rohkem kurja kui kasu. Aga see seerum toredas klaaspakendis, Transparent Lab on ka üks uuematest brändidest, mida ma eelmise aasta sügisest olen katsetanud. Oli hästi selline siidine, kreemine seerum, toredalt klaaspakend, peptiidiga selline pudel, siit natukene on näha, et see seerum on nagu valge, ehk siis ta on jah tõesti kreemine. Ma arvan, et sobib kõigile nahatüüpidele, sest et tõesti ei olnud raske, oli kergelt niisutav, ilust imendus, et hommikuseks selliseks antioksidantide seerumiks oli väga-väga meeldiv. Minu teada ka lõhnavaba, hea täitsa okei hinnaklassiga. Mulle meeldib, et on klaaspakend. Leidsin ka selle C-vitamiini seerumi inkiskoori. No see on suurepärane. 15/20. Lausa roheline. Aplausi väärt. SPF on otsa saanud. Madara SPF 30. See on nende siis mineraalne SPF. Ja ta on kergelt toonitud, andes nahale sellise kerge nahatooni ühtlustuse. Ta on oma tekstuurilt selline suhteliselt kreemias ja tihkem, et ta vajab natukene nagu nahka töötlemist. Jätab naha nii ilusasti särama, valgust peegeldama. Ta on väga ilus meigi põhjaks, kui sa otsid sellist kerget katvust või hästi õrna tooni. Super kaitse, looduskosmeetika ökotsertifikaatidega üks minu lemmikutest brändidest Madara ja seda SPF-i soovitan soojalt proovida. Kui sul ei ole just hästi rasune nahk ja sa ei taha nagu väga läikida, sest et see tõesti on hästi selline niisutavam, läikene ja tõesti särav. Kui need märksõnad kõik sulle sobivad, siis ma soovitan soojalt. See on imeline. Ja sellel SPF-il on ka minu jaoks hästi, väga-väga meeldiv lõhn. Tal on selline värske lõhn, et kui sa oled lõhnatundlik, siis igaks juhuks mine poodi ja nuusuta. Madarat saad katsetada näiteks kaubamajas on täitsa olemas. Ja ma tean, et selle inki on ka puhtalt roheline. Et Madarat soovitan soojalt. Siis mul on otsa saanud üks väike Tilga travel size, ehk siis reisisuuruses kreemike, aga see ei ole näokreem, vaid see on nende dekoltee kreem. Dekoltee kreem siis pakutsioliga ehk siis taimse retinoliga ja ta sisaldab ka alfa-alfat ja tal on imeline lõhn. Kui mulle varasemalt üks Tilga kehakreem tänasest videost lihtsalt lõhna pärast väga ei istunud, siis see toode on minu jaoks Tilgalt üks parimate lõhnadega. Tal on ilang-ilang siia sisse pandud, mis on hästi selline idamaiselt naiselik lõhnakogemus. See on imeline. Mulle väga meeldis ka selle kreemi tekstuur. Iseenesest seda ei pea panema ainult dekolteele ja kaelale, miks mitte kasutada ka näol, et otseselt keegi ei keela. Aga ta on jah välja töötatud just nagu kaela dekoltee piirkonna siis sellise tugevama hooldusena, et see taimne retinol siis natukene saaks nahka uuendada, värskendada, nii et see Tilga toode on ka minu jaoks üks ägedamatest, mis neil on. Et kui sa ei ole veel seda ilang-ilangiga seda dekoltee kreemi proovinud, siis ma soovitan soojalt. Kui sa eelistad just selliseid looduskosmeetika brändidelt pärit kreemikesi. Sest minu jaoks on ikkagi oluline, et see toode kuidagi ka, kui ta on lõhnastatud, et see lõhn ka mulle tõesti meeldiks. Et ma tahan, et ta siis pakub mulle sellise mõnusa tõesti kogemuse, toidab kuidagi ka minu aroomi lembust. Mul on siin 2 Pure Source Artisani kotikest, aga ma olen suhteliselt kindel, et nendes ei ole Pure Source'i asjad. Jah, ei ole. Ühes kotikeses on Tilga siis üks uuematest tahketest šampoonidest. Tilgal tuli välja selline sügavpuhastavam juuksehooldussari rosmariiniga ja siin ongi nende see šampooni veel väike ots alles.
mida ma olen nüüd siin viimasel ajal kasutanud. Sügav puhastavam šampoon. Aeg-ajalt mul tekkis tunne just praegu nagu aastaaegade vahetumisega, kui oli talvest kevadesse üleminek. Mul tekkis mingi hetk kõõm peanahale või selline mingi ärritus või kuidagi mingisugune nagu reaktsioon, mida tavaliselt mul ei ole. Ja ma olin siis kasutanud seda šampooni nagu järjepidevalt vist natukene liiga tihedasti või kuidagi, ma arvan, et hakkas kuivatas mu peanaha kuidagi liiga ära ja tekkis mingi reaktsioon või midagi kokku igastahes ei sobinud. Ma ei ole muidugi 100% kindel, et see on täpselt see šampoon, aga ta oli selle kasutamise ajal. Ma arvan, et ta võis olla mingitest erinevatest teguritest kokku. Ta on tõesti sügav puhastav, nii et ma soovitan seda ainult neile, kellel on pigem rasvusem peanahk ja mitte iga kord kasutada ja pärast panna ka tõesti maski juustele ja väga sellist ikkagi hooldavat, toitvamat balsamit, sest ma tundsin, et muidu ta tekitab väga suure elektri juustesse ja lihtsalt kõik on liiga kuiv. Jällegi, tahketest šampoonidest, ka see teine, mis mul siin on, ma saan näidata sulle väikseid tükke, on siis Tilga selline kollane, nende klassikaline tahke šampoon. Et nende mõlema puhul ma tegelikult tunnen, et ma ei naudi võib-olla nii palju neid tahkeid šampoone, kui ma naudin Pure Shores'i omasid. Ma tunnen täiesti tugevat erinevust ja ma naudin tõesti Pure Shores'i omasid rohkem. Käsi südamel, keegi ei palu mul neid sõnu öelda, ma ei ole praegu kuidagi tasustatud, kaugel sellest. YouTube'is ma ei ole teinud ühtegi koostööd, need on kõik puhtalt lihtsalt minu enda eralõbu, mida ma teen. Et tõesti, ma olen märganud, et mulle sobivad nii juustele, lõhnakogemus, tekstuurikogemus, vahutamiskogemus, pikaaegse kasutamiskogemusena Pure Shores'i tahked šampoonid palju paremini. Tilga omad olid soliidsed, täiesti kasutatavad, nagu näha, ma olen põhimõtteliselt nendega peaaegu otsa korral, aga kui ma peaksin valima, siis mu valik on Pure Shores. Ja nagu näha, siis mul on neid kotte, Pure Shores'i kotte mõnusalt alles, mida ma siis kasutan ka teiste tahkete toodetega. Need on väga, väga mugavad kasutada. Nii, me jõudsime tänase videoga lõppu. Oi, kui hea oli olla tagasi. Ma tunnen, et mul on lihtsalt ka energiat, et seda kõike teile jagada, neid videosid filmida, seda kokku panna ja ülesse panna. Mul on aega sellega tegeleda ja rõõmu sellega tegeleda, sest et ma tavaliselt tahan tõesti teha sotsiaalmeediat selle energiaga, mitte kohustusest, vaid rõõmust. Et aitäh, et sa olid kannatlik. Aitäh, et sa mind tagasi ootasid. Aitäh, kes mulle kirjutas. See on väga soe tunne, kui keegi täiesti võõras inimene kuskil mõtleb mu peale ja tunneb mu videotest puudust. Aitäh! Nii et anna siis mulle märku, kas sa tahad neid varasemaid vlooge veel näha, mida ma kunagi mitu kuud tagasi tegin, või me jätkame siit uuelt lehelt. Valik on teie. Aga anna mulle märku ka, millised ilutooted on sul otsa saanud, mida sa soovitaksid mul kasutada, mida ma võib-olla ei ole veel proovinud ja mis tõesti tasuks uudistamist. Olge tublid, nautige kevadet, sest et tõesti on juba maikuu. Imeline. Tšau ka! Miau!